Ühes külas elas kristlik perekond. Isal oli raske enda perekonna toitmisega. Ta tegi rasket tööd ja ei säästnud oma käsi. Ta pani kogu oma lootuse Jumalale ja uskus, et kunagi kõik muutub paremaks. Ükskord, et ennast ja enda perekonda julgustada, kirjutas ta tahvlikesele järgmised sõnad. See ei kesta igavesti. Ja riputas selle enda kodus nähtava koha peale. Läksid aastad ja tulid head ajad. Lapsed kasvasid suureks, sündisid lapselapsed. Ükskord nad tulid kokku rikkalikult kaetud laua taha. Palvetasid ning tänasid Jumalat, et ta on nii hästi nende kodu õnnistanud. Siis vanem poeg märkas seda tahvlikest ja ütles isale, võtame selle maha. Mis me neist vanadest aegadest ikka meelde tuletame? See on tänaseks juba minevik. Ei, mu lapsed, las see seisab seinal. Pidage meeles, et ka see ei kesta igavesti. Tänase jutluse teemaks on, kas Jumal võib meile loota temale raskel ajal. Tere tulemast meie programmi. Kas võib niimoodi juhtuda, et Jumal ütleb inimesele, jah, ma nii väga lootsin sinu peale, aga sina vedasid mind alt. Kui kahju. Tavaliselt meie inimesed ei esita selliseid küsimusi ju. Meid tihti huvitab hoopis teistsugune küsimus. Kas mina võin Jumalale loota? Palju tihedamini inimene mõtleb ainult enda peale. Aga täna räägime me sellest, kas Jumal võib meile loota tema jaoks raskel ajal. Kas Jumalal üldse on raskeid aegu? Ja kas ta üldse vajab meie abi? Sest tema kasutada on ju suured ressursid. Ta ise on ju kõikvõimas. See on tähtis küsimus. Kas võib niimoodi juhtuda, et issand ütleb inimesele, ma nii lootsin sinule, aga sina vedasid mind alt? Mida me peame tegema, et meie elus mitte kunagi sedasi ei juhtuks? Täna ma räägin teile 2 piibli sündmusest ja mõned juhtumid elust. Mattiuse evangeeliumi 27. peatükk. Jeesus on arreteeritud, talle on esitatud valesüüdistused ja ta on mõistetud surma ristilöömise läbi. Selle aja reeglite järgi need, kes olid mõistetud surma ristilöömise läbi, pidid iseenda risti kandma. Ja kui see protsessioon läks Golgatale, piibel räägib, et Jeesus mitu korda nõrkes risti raskuse all. Mõlemad röövlid olid võimelised oma risti kandma. Aga Jeesus kukkus, sest ta ei kandnud enda risti. Keegi ei võinud teha risti Jeesusele, sest ta polnud seda ära teeninud. Ta ei kandnud risti, mis oli valmistatud Barrabasele, vaid ta kandis terve inimkonna risti, sealhulgas ka meie ja teie risti. Ta võttis enda peale kõigi meie süü ja kandis meie eest risti ja võttis meie koha Golgatal ja suri meie eest. Seda risti kandes vajas ta abi, kui ta mitmeid kordi selle risti raskuse all kukkus. Kas ta ootas, et keegi tema jüngritest aitaks teda? Vähemalt inglid kindlasti ootasid ja vaatasid, et kus siis jüngrid on. Ja mõtlesid, et kus nad on, miks nad ei tule juba ja ei ürita Jeesust aidata. Jüngrid kindlasti oleksid võinud aidata või vähemalt oleksid võinud proovida seda teha. No kindlasti sõjamehed oleksid võinud seda alguses isegi takistada. Aga kui sai selgeks, et Jeesus vajab abi, sõjamehed oleks lubanud igal soovijal seda teha. See oli ju paasapühade reede. Paasapühadeks tuli kõik asjad valmis saada. Seetõttu sõdurid olid valmis ükskõik keda aitama sundida. Ja kujutage ette, kui jüngrid oleksid tulnud Jeesuse juurde
ja oleksid enda peale selle risti võtnud, missugune abi see oleks Jeesusele olnud? Mitte ainult füüsiline abi, vaid ka moraalne abi. Nad oleksid võinud teda sellel raskel momendil väga tõhusalt aidata. Mida see oleks neist rääkinud, kui nad sellel momendil oleksid seda teinud? Kuid nad olid iseenesega ametis. Ja suurem osa neist olid üldse laiali jooksnud. Ja mitte keegi ei mõelnud isegi sellest midagi. Kui sõjamehed mõistsid, et Jeesusele on abi vaja, hakkasid nad otsima, et ükskõik kes võiks Jeesust abistada, kuid ei leidunud ühtki soovijat. Kõik, kes seal kõrval käisid, olid väga tähtsad isikud. Preestrid, kes teenisid templis, Süneedriumi esindajad. Kõik nad olid rahul, et nende unistus täitub ja Jeesus on surma mõistetud. Neid selleks sundida oli täiesti võimatu. Jüngritel oleks olnud väga soodus võimalus Jeesust aidata, kuid kahjuks ta ei võinud nende abile loota temale raskel ajal. Ja sõdurid hakkasid otsima. Nad hakkasid ümberringi vaatama, kes tavalistest inimestest võiks Jeesust aidata. Ja järsku sõjamees nägi üht meest, kes tuleb põllu pealt. See mees läheneb rongkäigule. Sõjamehel tuleb mõte, et las jõuab ta siia lähemale, küll me teda sunnime risti kandma. Ega ometi Rooma sõdur seda pea tegema. Ja ega preestritki seda ei kanna. Las tema kannab seda. Aga see inimene tuleb põllu pealt ja mõtleb. Huvitav, millest ta siis mõtles? Ja kui see inimene jõudis rongkäiguni, sõjamees vaatas temale karmilt otsa ja hüüdis, tule siia! Mis su nimi on? Siimon Küreenest, vastas ta. Võta rist ja kanna! Kas Siimon Küreenest tundis Jeesust? Kas ta oli temast midagi kuulnud? Kas ta mõistis, keda ta aitab? Meie ei tea sellest mitte midagi. Arvata võib, et ta ei teadnud sellest mitte midagi. Nii nagu ta ei teadnud seda, et see tema tegu teeb temast suurima inimese maailmas. Et ta läheb sellega ajalukku, et isegi kõige väiksem laps läbi terve ajaloo meenutab teda tänutundega. Et tema, Siimon Küreenest, lihtne külamees, siis kui Jeesus lunastas tervet inimkonda, just tema ainukesena kõigist teistest aitas Jeesus temale raskel ajal. Kuid sel ajal, kui ta lähenes sellele rongkäigule, ta ei teadnud sellest mitte midagi. Ja nüüd on terve universumi vaade suunatud Siimonale Küreenest. Kas ta aitab? Ega ta ei keeldu, ega ta ei hakka vastu järsku. Siimon nõustub. Võtab risti ja kannab seda Jeesuse eest. Mida ta võis mõelda, kui ta seda risti kandis? Seda meie ei tea, nagu ka seda, mida ta pärast enda sugulastele rääkis. Ainuke, mida me täpselt teame, et teda selle teo eest austati väga ja väga. Ja sellisest õnnest ei oleks ta võinud mitte kunagi isegi unistadagi. Ükskõik millisel teistsugusel viisil oleks ta püüdnud oma elus Jeesust teenida, see ei oleks tal õnnestunud. Tema osutus selleks, kelle peale Jumal võis loota Jeesusele raskel ajal. Ehkki jüngrid olid valmistunud selliseks ajaks, osutusid nad mitte kõlblikuks. Aga Siimon oli väga tubli. Arvata võib, et jüngrid kahetsesid oma teguviisi, et neid ei olnud Jeesust aitamas. Hiljem nad mõistsid seda, et Jeesus ju lootis nende peale, kuid Jumalal on alati keegi, kellele ta võib endale raskel ajal loota. Seekord oli selleks Siimon Küreenest. Ja see jutt jätkub sedaviisi. Kristus löödi risti, tõsteti ristiga üles
Jumala poeg sureb patuse eest. Siin tuleb esile veel üks probleem. Jeesus Kristus sureb, aga teda tuleb ju matta. Nüüd oli vaja otsustada, kuidas matta. Kes seda teeb? Surnukeha ei või ju terveks ööseks ristile jätta. Järgmisel päeval oli ju paasapüha. Jüngrid oleksid pidanud mõistma, et nemad on kohustatud Jeesust matma. Mida aga mõtlesid jüngrid? Kristus ripub ristil, üleni verine, rist on verega koos, maa on tema all verine. Jeesuse käed ja jalad olid ju naeltega läbi löödud ja verd oli ju palju. Aga verelõhna peale võisid tulla öösel ju metsloomad sinna ja kõik need kehad puruks rebida. Aga jüngreid ei ole. Ja jälle issand vajab oma õpilaste abi. Ja jällegi nad ei olnud valmis ja ta ei saanud jälle nende peale loota. Jüngrid mõtlevad iseendale, nad mõtlevad iseenda ambitsioonidele ja mitte keegi ei üritanud kas või midagigi teha oma õpetaja jaoks. Kuid Jumalal on alati keegi, kellele ta võib loota temale raskel ajal. Aga õhtu jõudes tuli rikas mees Arimaatiast, nimega Joosep, kes oli ka Jeesuse jünger. See läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. Siis Pilaatus käskis selle anda. Pöörake tähelepanu. Pilaatus annab ilma eriliste probleemideta Jeesuse keha. See tähendab, et ta oleks võinud anda Jeesuse keha ka Jeesuse jüngritele. Piiblis on kirjutatud: ja Joosep võttis ihu, mässis selle puhtasse linasse ja pani oma uude kaljusse raiutud hauakambrisse ning veeretanud haua ukse ette suure kivi, läks ära. Mõni võib öelda, et muidugi Joosep Arimaatiast oli rikas mees. Tema võis seda endale lubada. Aga meil ei ole ju selliseid võimalusi. Jah, see on ju nii. Kuid nõustugem, nii nagu ta oli rikas ja tuntud inimene, tema jaoks oli see ju väga riskantne tegu, sest ta riskis ju väga paljuga. Temale oleks võidud öeldu: oo, tuleb välja, et ka sina oled Jeesuse jünger. See oleks tõmmanud risti peale kõigile tema äridele ja tema töödele. Kuid tema ei kartnud seda. Ja veel väga tähtis, mida siia mainida. Hilisel pärastlõunal tuli rikas mees Arimaatiast nimega Joosep, kellest oli samuti saanud Jeesuse jünger. Pöörake tähelepanu sellele, et mitte kuskil mujal evangeeliumites ei ole räägitud, et Joosep Arimaatias oleks olnud Jeesuse jünger. Ainult siin märgitakse ära, et temast oli saanud Jeesuse jünger. See võib tähendada seda, et ta võis olla salajane Jeesuse jünger. See tähendab seda, et ehkki ta ei käinud koos Jeesusega, kuid oma südames ta armastas Jeesust ja oli avatud tema õpetustele. Jumalal on väga palju selliseid inimesi. On salajased jüngrid, on avalikud jüngrid. Jumala riigis me kohtume paljude inimestega, keda me ei arvanud, et nad üldse seal saavad olema. Räägin teile veel ühe loo. Ühes linnas Kesk-Aasias, see oli 60. 70. aastatel, sellel ajal olid suured usklike tagakiusamised. Mitte kaugel koguduse vanema majast elas selle rajooni parteikomitee teine sekretär. Kui parteikomitee koosolekul tehti otsus, et minnakse hingamispäeval koosolekule, et trahvida koguduse vanemat ja laste vanemaid, kellel lapsed kaasas on, ja konfiskeerida inimestelt nende piiblid ja lauluraamatud ja muu vaimulik kirjandus. Kui see päev oli kindlaks määratud, siis parteikomitee teine sekretär saatis koguduse vanema juurde oma poja ja hoiatas teda selle eest.
parteikomitee teine sekretär ise oli tadžikistanlanna, kuid armastas Jumalat ja tahtis usklikke aidata. Kas seda naisterahvast võib nimetada salajaseks Jeesuse õpilaseks? Maailmas on väga palju selliseid inimesi, kes ei käi Jumala teenistusel, kes avalikult ei tunnista Jeesust issandaks, kuid kes armastavad Jumalat. Ja kui issand vajab neid, nad alati panevad oma õla alla. Veel üks lugu. Kunagi üks naisterahvas jutustas oma elust mulle sellise loo. Tema ja tema vanemad said usklikuks juba enne perestroikat. See oli veel Nõukogude Liidu ajal. Aga tema vanem vend sel ajal töötas Nõukogude Liidu armees ohvitserina. Ta ei tulnud mitte kunagi kirikusse. Ja siis, kui nad vanematega said usklikeks, oli tema vend juba alampolkovnik. Tundus, et ta ei ilmutanud suurt huvi usu vastu. Kuid mõnikord kodustes vestlustes, kui ta sõitis enda vanematele külla, meeldis talle kuulata Jumalast. Sedasi ta siis tutvus enda vanemate usuga. Teda ei ristitud, ta ei käinud kirikus. Need olid ateismi aastad. Aga kui tema väeossa saabusid usklikud, üritas ta alati neid aidata. Ta ei rääkinud neile enda tõekspidamistest, kuid need usklikud ajateenijatest sõdurid lugesid teda nagu ingliks, kelle Jumal oli neile sinna sõjaväkke saatnud. Ta vabastas nad laupäevastest töö tegemistest ja toetas neid igati, ise sellest aru saamatagi, et ta oli salajane Jeesuse jünger, keda Jumal omas selles väeosas ja kellele ta võis loota. Seetõttu võib teinekord niimoodi juhtuda, et vanemate lapsed, kes on Jumalast kaugel, nad ei tule Jumala teenistustele, nad ei tunnista avalikult Jeesust oma issandaks. Väljaspoolt võivad nad olla nagu mitteusklikud, kuid nad võivad ja peavad olema Jeesuse õpilased ja võivad olla nendeks inimesteks, kelle peale Jumal võib loota. Muidugi siis, kui vanemad on neid selleks õpetanud ja tunnistanud neile oma usust. On väga tähtis, et räägiksime enda usust oma lastelastele ja võib-olla nad ei ole veel valmis kirikusse tulema Jumala teenistustele. Kuid kui nad on õigesti õpetatud, võivad nad sooritada selle töö, mida isegi avalikud Jeesuse järgijad ei suuda teha. Ja ükskord, kui neid kaalutakse Jumala kohtu ees, siis nende kohta ei öelda. Teid on kaalutud ja leitud kerge olevat. Jumalal on väga palju selliseid inimesi, kes suudavad Jumalale teeneid osutada kõige uskumatumates tingimustes. Isegi seal, kuhu meie usklikena ei või mitte kunagi sattuda. Kes meie hulgast oleks võinud minna Pilaatuse juurde? Jumalal on alati inimesed, kelle peale ta võib loota. Kuid kõigepealt annab ta selle võimaluse teha enda õpilastele. Meile teiega. Aga kui meie seda ei tee, siis selle teeb meie asemel keegi teine. John Knox oli tavaline inimene. Luges meelsasti Jumala sõna ja imetles Jumala sõna õpetuse sügavust. Sõbrad keelitasid teda jutlustajaks hakkama, kuid ta loobus sellest suurest vastutusest. Kuid pärast pikki päevi ja salajasi palveid ja piinarikast sisemist heitlust, lõpuks ta soostus. Aeg oli väga keeruline. Võttes enese peale selle vastutuse, ta seisis kõigutamatu tugevuse ja mehisusega enda põhimõtete eest. See veendunud reformaator ei teadnud, mis on hirm. Tema ümber põlesid tuleriidal, milles põletati märtreid ja see kinnitas rohkem tema veendumusi. Ükskord viidi ta Šotimaa kuninganna ette, kelle ees paljud kaotasid enda elu, kuid John Knox tunnistas tema ees kartmatult.
teda ei võidud murda ei valega ega ähvardustega. Kuninganna süüdistas teda valeõpetuse levitamises. Ta süüdistas teda valeõpetuse levitamises, et ta rikub Jumala seadust üles kutsudes ilmalikule võimule mitte alluma. Selle peale Knox vastas kindlalt: me ammutame jõudu igavesest ainujumalast. Seetõttu usuasjades meie ei pea alluma ilmalikule võimule. Kui juudid oleksid Vaarao religiooni vastu võtnud, millele neid taheti nii pika aja jooksul allutada, siis julgen ma teilt küsida, kõrgeauline valitsejanna, keda praegu teie rahvas kummardaks? Kui apostlite päevil kõik oleksid Rooma keisrite religiooni vastu võtnud, milline usk siis praegu oleks meie maailma valitsenud? Niisiis, tema kõrge aususe majesteetlikul juuresolekul, riskides enda eluga, tunnistas reformaator julgusega enda usust. Samasuguse kartmatu mehisusega ta liikus kindlalt enda ette püstitatud eesmärgi poole, palvetades ja võideldes issanda töö eest, kuni Šotimaa sai vabastatud. Jumalal on alati sellised inimesed ja lõpuks ma tahan igaühte teist üles kutsuda. Tuletage meelde, me tihti mõtleme selle peale, et kuidas meie võiksime loota Jumala peale. Ja see on muidugi väga tähtis. Kuid me peaaegu ei mõtle sellele, et Jumal täpselt samuti vajab meid. Jumal võis loota Siimonale Küreenest ja Siimon ei vedanud teda alt. Ta võis loota Arimaatia Joosepile ja Joosep pani enda õla alla. Ta vajas John Wesleyt ja ka tema allus Jumala tahtele. Jumal vajas Luterit ja Luter oli talle ustav kuni lõpuni. Jumal vajas Knoxi ja ka Knox oli oma ülesannete kõrgusel. Jumal vajab igaühte meist. Me võime ja me peame olema need inimesed. Jumalal on palju selliseid inimesi ja ta ootab, et teie ja mina, me võiksime olla valmis ja jääda ustavateks, kui tema vajab seda. Ma kutsun teid saama üles nendeks inimesteks ja avama oma südamed Jeesusele, et ta alati võiks meie peale kindel olla. Kuulake seda imepärast laulu, mille esitab meile pastor Vadim Totškarjov. Lõõb, lõõb, raudne vasar, lõõb naelu Jeesuse ihusse. Langetas pea, vana ja noor, Kristuse risti jalamil. Olgu teie süda alati pühendunud issandale. Meie Jumalale olgu au ja kiitus igavesti ja meile rõõm teda teenida. Aamen.